1, 2, 3, no nüüd on küll kõik hästi, aitäh. Ütlen uuesti siis enda poolt ka tere kõigile, tõesti on siin suur rõõm olla ja tahaks kohe ära mainida, et peale selle imeilusa laulu sissejuhatuseks, et kuna ma ise ei ole musikaalne, siis mul alati tekib selline nagu eriline tunne, et mul on väga raske rääkida peale muusikat, sest muusika on minu jaoks ikkagi selline kõrgem kunst, et kirjandus on, ütleme, natukene allpool, aga see selleks, et aitäh selle eest ja kindlasti tahaks ära mainida, et on olnud ka suur rõõm viimase 10 aasta jooksul väga palju igal pool Eestis ringi käia ja väga harva, kui satub sellist nii ilusasse ja maitsekat kujundatud ruumi, et aitäh selle eest, et mul pole vähematki aimu, kuidas see sündis, kes seda rahastas, kes seda tegi, aga tõesti see näeb hea välja, siin on hea olla, et aitäh selle eest. No nõnda, aga hakkame siis kuskilt peale, et ma kardan või loodan, et ma vist päris mitme inimesega teie hulgast olen ka varem kohtunud, et kui ma satun näitama neid pilte, mida ma juba olen näidanud, siis ma olengi mõnes mõttes natuke muinasjutu vestja, et eks muinasjuttu tuleb ikka üle rääkida, aga olen ka üpris kindel, et on ka mõned uued mõtted, et palju me ikka ühest loengust siis kõrva taha paneme, et kui saame 1-2 mõtet, on ka ju kõik väga hästi. Aga katsume siis tasapisi sinna imelisse teemasse eestlase elutundest kuidagi sisse libiseda ja alustaksin ehk sellest, et kui vaatame meie väga ilusaid rahvussümboleid, ütleme niimoodi, et ma olen selle pannud kokku niimoodi võib-olla oma silme läbi, et minu meelest ka rahvuseepos Kalevipoeg on meie rahvussümbolite hulka kindlasti kuuluv. Aga kui me neid vaatame, siis mis ma tahan sellega öelda, et olles vestelnud ka päris paljude inimestega teistest riikides, siis tegelikult vähemalt Euroopas on kõikidel rahvastel olemas rahvusloom, rahvuslind, rahvuslill. Aga kui küsida nende käest, et mis on nende rahvusloom või lill, siis enamasti nad ei tea seda. Neil puudub selline hingeline side. Aga ma arvan, et Eestis on väga raske leida sellist inimest, kes ei teaks, mis või kes on Eesti rahvuslill, loom, või ka rahvuskala, eks ole. Kõigist neist rääkida ei jõua, aga mõnele ehk tahaksin tähelepanu pöörata. Või ma küsin teie käest, et ega ma nüüd ei hakka mingit kontrolltööd tegema, et kui seda liblikat vaadata, kas keegi teab, et kes on Eesti rahvusliblikas? Just, Pääsusaba. Pääsusaba on selle ilusa liblika nimi, et tema on võib-olla kõige vähem tuntud, aga ilus liblikas igal juhul ja võib-olla ka mitte väga sage, et ega igal aastal me teda ei näegi. Aga sissejuhatuseks võib-olla nii palju, et ega nende rahvussümbolite valimisega ei ole tegelikult kunagi läinud väga libedalt. Alati on seal selline väike mõnus konflikt on sees, tekib nii-öelda mitu parteid, sellised tulised vaidlused. Ja kui vaadata seda rahvuslille, eks ole, mida tõukas tagant vist Jaan Eilart, mind siis veel ei olnud olemas, aga võib-olla keegi mäletab, ka televiisoris vist oli selle kohta toona väiksed sellised saatejupid, siis keegi hoopis Virumaalt pakkus, et Eesti rahvuslill võiks olla Rakvere Raibe, aga see küll hääletati õnneks maha, nii et sai ikkagi kenasti Rukkilill. Nüüd rahvuskala räime valimisega juhtus selline lugu, et siis oli ka juba internet oli olemas, rahvas sai hääletada ja tegelikult kirglikud harrastuskalamehed valisid Eesti rahvuskalaks haugi. Aga selgus, et see oli vale vastus. Kuna seal taga oli natukene Eesti Kalaliidu selline väike nii-öelda turunduskampaania, siis tegelikult õige vastus oli ikkagi räim. Ja ega mul räime vastu ka lõunaeestlasena midagi ei ole, hea kala on ta igal juhul süüa. Aga jah, see võib-olla näitab seda, et alati on väga palju arvamusi, et milline võiks olla meie rahvussümbol. Ja see viimane siis võib-olla see kõige õnnetum lugu võiks öelda 2018, kui valiti Eesti rahvusloom hunt. Siis sellega juhtus selline tore lugu, et see algatusrühm pöördus ka minu poole ja küsis, et kas ma võiksin toetada. Ma olin mitu päeva strateegiliselt vait, sest ma olin just jõudnud valmis ühe raamatu, kus ma kirjutasin terve peatüki siili kaitseks ja miks siil võiks olla Eesti rahvusloom.
Aga miks ma ikkagi siis ümber mõtlesin, et kui vaadata neid sümboleid, siis tõesti siin ei ole metsaga seotud selliseid rahvussümboleid. Ja ma mõtlesin, et ehk siis ütleme, hunt toob need kastanid tulest välja. Nii et ühesõnaga, minul pole hundi vastu midagi, aga kui ma oma ema käest küsin, et mida tema hundist arvab, siis tema üldse väga hästi ei arva muidugi. Ja eks need sellised vanaisade, vanaemade räägitud lood on ka seal taustaks. Aga selle jutu lõpetuseks ja hundi kaitseks võib siis öelda seda, et mul üks kursusekaaslane peale seda, kui hunt oli valitud, saatis mulle ühe artikli, mille mõte või sisu oli selles, et siil teatavasti magab talveund, aga tema keha mass on väga väike ja tema kehatemperatuur läheb talvel väga alla ja sealt tekib see, et tema sünaptilised ühendused ajus katkevad ja unustab kõik ära, mis ta on elu jooksul õppinud. Nii et kui ta kevadel üles ärkab, siis nagu eesti keeles öeldakse, on loom loll nagu lauajalg, ta ei mäleta mitte midagi. Ja me ei saa ju sellist elukat, eks ole, rahvusloomaks valida. Aga hea uudis on see, et õpib jälle väga kiiresti, et kiiremini kui karu, eks ole, et karul jääb kõik meelde, eks ole, kui talveunest üles ärkab. Aga hea küll. Ütleme niimoodi, et eks me seda rahvussümbolite valikut võime ju pikendada siia ja sinnapoole ja on mitu korda olnud juttu, et võiks ka Eesti rahvusmari olla valitud. Et mina oleksin täitsa nõus, kui pohl saaks Eesti rahvusmarjaks, et ütleme nii, et ma olen see tüüpiline mees, et ega ma väga ju neid marju ei viitsi korjata, aga on mõned erandid, mustikad, pohlad ja eriti murakad. Vaat neid ma korjan küll hea meelega. Ja teatavasti on mustikas ja pohl Eestis tõesti väga-väga sellised tervislikud marjad, et räägitakse, et mida põhja poole minna, seda rohkem häid asju loodus sinna nagu sisse paneb. Ja kunagi, kui ma bioloogiat õppisin, siis tuli ka meie seenevana Erast Parmasto loengus juttu, et milline võiks olla Eesti rahvusseen ja tema ütles, et on ainult üks valik ja see on männiriisikas. Et tema teisi variante üldse ei aktsepteerinud. Nii et kuigi ma ise olen kukeseenest kirjutanud ka omajagu, siis tõesti ma tunnistan, et üks selline hästi marineeritud männiriisikas, et selle vastu on väga raske midagi panna. Soolaseenena võib-olla ma eelistaks ka näiteks tõmmuriisikat või siis härgseent, nagu seal Tarvastu kandis öeldi. Ma ei tea, kuidas siin kandis, aga mina sain alles hiljem teada, et tõmmuriisik või et härgseen on tõmmuriisikas. Ja kui valida rahvusmets, ma ei tea, võib-olla kunagi valitakse, jaapanlastel näiteks on rahvusmets valitud, võib-olla ka mõnel teisel rahval, nii detailselt ma ei tea, aga siis ma arvan, et siin väga palju variante ei ole, et ilmselt ikkagi see männimets on meile kõige südamelähedasem. Eestis on minu teada tehtud ka üks uuring, kus on uuritud selliseid eestlaste lemmikmetsi või metsavaateid ja see Maaülikoolis üks 10 aastat tagasi tehtud lihtne uuring, lihtsalt tudengitele näidati suurt metsapilte ja küsiti, et millisesse metsa nad nagu kohe läheksid, et milline on selline hingemaastik. Ja ütleme, see metsavaade sai teise koha. Esimese koha sai ka männimets, aga mitte siis võib-olla, kes selle pilguga vaatab, tegelikult on see ikkagi majandusmets, et kunagi on siin raiet tehtud, eks ole. Ja väga vana see mets ei ole, selline ilus, võiks olla siis, palumets võib-olla. Et esimese koha sai ka männimets, aga selline, kus olid sellised vanad jändrikud männid, sellised 200-aastased, natukene selline rohelist sammalt ja kõverate okstega puud. Ja selgus, et eestlaste jaoks on metsa puhul üks väga tähtis omadus. Mets peab olema muinasjutuline. Ta peab välja nägema muinasjutuline, et siis on see õige mets. Et selline huvitav lugu ka siis sellega koos. Ja siis natukene sinna eestlase hinge poole veel sammukene libiseda, et minu käest ka kirjanikuna on seda tegelikult küsitud päris mitu korda, et mis ma arvan, et milline võiks olla eestlase või eestlaste kõige sellisem, ütleme, rahvuslikum või eestlaslikum joon. Ja mina tükk aega ei osanud sellele küsimusele väga hästi vastata, pakkusin igast asju välja ja siis mul ükskord turgatas, et jah, tegelikult ma tean küll, et see on oma seenekoha varjamine. Et seda vähemalt seenel käijatena me teeme kõik.
Ja sellega tegelikult seostub üks täiesti selline imelik mälestus, mul siiamaani on natukene piinlik, et noh, ütleme õnneks ma kasvasin küll maapoisina, aga sellises ikkagi peres, kus noh, ütleme, oli selline range töökasvatus ja muid noh, võib-olla laste jaoks mitte nii mõnusaid asju. Aga üks, mis ma kindlasti kodus kaasa sain, oli see, et inimene peab olema aus. Mäletan, et ükskord ma jäin mingi bussiraha, et see oli veel kopikate aeg, et tein 2 kopikat võlgu kellegile ja sealt oli nagu väga suur pahandus kodus, et noh, nii ei tohi teha. Ja samas oli üks koht, kus mind õpetati valetama ja tegelikult seda õpetas vanaema. Ja aru, eks ole juba, või arvata ära, mis see oli, et kui sa lähed kuskile kodulähedasse metsa, sul on juba seenekorvis sellist ilusad seened ja tuleb seal siis, no ütleme siis võõras tädi või onu vastu ja küsib, et kus sa need seened said. Et kui sa said sealt, siis sa võid ütlema, et sa said sealt. ja see ei ole nüüd kirjaniku fantaasia, vaid tõesti ühe korra ma olen elus sellega läbi elanud, et tõesti üks proua minu käest küsis, et kus siin on head seenekohad ja siis ma nagu mõtlesin, et kas ma nüüd peaksin valetama või ei peaks ja mäletan, et kuidagi see jäi nagu keha mällu, et ma läksin nagu üleni higiseks, et nagu pea oli nagu märg, mõtlesin, et mida ma nüüd teen. Ja tegelikult ma ikkagi valetasin, ma tunnistan. Aga ma loodan, et ta sai metsast välja vähemalt enne pimedat. No nii, jah, ja tegelikult jah, selle eelmise slaidi pealkirjal oli siis selle metsa eksimise lugusid ka korra mainitud, et see on üks huvitav asi ja seda on ka tegelikult omajagu uuritud, et kumb on siis ohtlikum, ütleme nendes riikides, kus veel käiakse seeni marju korjamas, kas seenel käik või marjule minek. Ja õnnestus mõned aastad tagasi ka Eesti andmete puhul teha väike selline uuring, noh mitte teaduslik uuring, aga selline lõbusamat sorti uuring, et häirekeskuses sai välja võetud need andmed, keda on siis olnud tarvis, ütleme, Päästeametil taga otsida maastikul, teha selline maastikuoperatsioon, kas seenel käijad või marjul käijad. Ja selgus selline, noh, ma ei tea, kas lõbus lugu, aga mõnes mõttes ikkagi natukene lõbus, no ütleme selline siis asjade kombinatsioon, et kõige ohtlikum on see, kui vanem mees läheb seeni korjama. Et vaat siis nemad kipuvad ära kaduma, et meestel tekib esiteks jahiinstinkt ja teiseks on seentega ka see häda, et vaat seened kasvavad ju igal aastal eri kohtades, sa kunagi ei tea, millise kännu taga ta kasvab. Ja mehed kipuvad võtma liiga suuri riske ja lõpuks sinna metsa ära kaduma. Aga kui, no ütleme siis vanaema läheb marju korjama, et noh, siis me võime suhteliselt rahulikud olla, et ta saab ikka tegelikult ise metsast välja. Aga noh, vanaisa puhul peab jah, siis talle selle elupäästva varustuse kaasa pakkima, mis iganes see siis on. Ja sellest uuringust tuli siis välja veel tegelikult selline asi, no esiteks, miks ma selle pildi panin, ma mõtlesin, et kus see härra sellised korvid sai, aga hea küll, et seda ma ei peagi välja selgitama, see ei ole minu küsimus. Pilt oli tore. Et selgus hoopis selline asi, et kui võtta nüüd kõik jahinduse ja kalanduse ja korilusega seotud tegevused, siis Eestis on kõige ohtlikum talvine kalapüük. Ja noh, ka ei ole ilmselt põhjust väga raske leida, et jää on nõrk, võetakse napsu pisut liiga palju ja võetakse liiga suuri riske, nii et selline jah, ütleme, jääalune kalapüük on tõesti üsna ohtlik. Järgmine on siis seenel käik, marjul käik on suhteliselt ohutu ja kõige ohutum on jaht. Lihtsalt seetõttu, et ega jahimehele ka, eks ole, relva ikka niisama kätte ei anta, et seal on ikka päris korralik sõel. Ja nüüd selle illustreerimiseks siis järgmine pilt, tegemist pole küll nüüd talvise kalapüügiga, aga on tegemist suvise kalapüügiga. Tõesti sündinud lugu, see härra on ise seda lugu jaganud meedia vahendusel ka, nii et me vast ka mingit reeglite rikku, kui seda pilti näitame. Tegemist on siis ühe Jõgevamaa mehega ja juhtus aastal 2013. Puurmani kandis, ühesõnaga endine metsavaht läks aprilli õhtul õngesööta korjama, et järgmisel hommikul kalale minna. Läks raiesmikule, et neid valgeid üraski vastseid korjata. Et kes kalal on käinud, eks ole, teab, et päris hea neid õnge otsa panna. Aga juhtus selline erakordselt haruldane ja ohtlik lugu, et ta sattus emakaru ja 2 poja vahele.
ja kuna see lugu juhtus, ütleme sellises kohas, kus ma käin kirjutamas, kus on väike minu hingemaastik ka, mitte väga kauge, siis ma otsisin selle mehe üles, käisime koos metsas ja siis ta lühidalt rääkis seda lugu. Et selline tüüpiline Eesti mees, ega ta väga pika jutuga ei olnud, ütles, et mis siin ikka rääkida, et korjasin neid ussikesi ja äkki käis üks kõva mõõratus ja emakaru hüppas mulle sõna otseses mõttes rindu. Ja ta kukkus selili maha. Ta ütles, et sel hetkel inimene hirmu ei tunne. Et ma olen seda ka varem kuulnud, et ju siis tõesti inimene on nii ehitatud, et hakkab elu eest võitlema. Ja ta ütles, et ega tal ei olnud ühtegi muud mõtet peas kui selline vana isade tarkus, et karu kõige nõrgem koht on nina. Ja kuna see oli raiesmik, siis jäi tal mingi roigas käe alla ja selle sai ta kätte. Ja ma ei saanud kontrollida, kas see oli kalamehe jutt või mitte, aga ta ütles, et ma nüpeldasin seda karu vastu nina niimoodi, et tal ikka veri oli ninast väljas. Ja peale seda siis karu lasi ta lahti, aga oli ikkagi, eks ole, jõudnud läbi hammustada mõlemad randmed ja ühe põlve. Nii et Maarjamõisas pandi talle ka natukene metalli sinna jala sisse. Aga õnneks kõik elutähtsad organid jäid terveks, paranes ära. Ja muidugi ma jutu lõpuks siis küsisin, et kuidas ta nüüd üldse, eks ole, sellisesse metsas käimisse nagu suhtub, et lootes, et ta vastab niimoodi, et ma ei tõsta enam oma jalga, eks ole, metsa poole, aga tal oli kõik läbi mõeldud. Ja ta ütles, et ta on elus võitnud ühe korra lotoga päris suure summa. Ja ta ütles, et teist korda ma seda enam lotovõitu ei saa. Ja kui sind ühe korra on Eesti metsas karu rünnanud, siis teist korda ta seda enam ei tee. Et nüüd ma ei karda enam üldse mitte midagi. Et selline tubli mees oli. Aga ütleme, et kui siit väike moraal nagu välja võtta, siis kuna ma ise olen ka selline kirglik metsaskäija olnud lapsest saati, siis ütleme, et hunti ma ei karda, ilvest ma ei karda. Ja puugi vastu olen ka vaktsineeritud, aga tunnistan ausalt, et selline väike karuhirm on mul viimastel aastatel tekkinud. Karusid on tõesti palju. Igal aastal õnnestub neid näha ja on olnud ka kaks üsna sellist nagu hirmuäratavat kohtumist, et karu küll mind rünnanud ei ole, aga kuna karude nägemine on väga kehv, siis kui nad kuulevad mingit sellist müra, siis nad ajavad ennast kahe käpa peale püsti. Ja selline suur isakaru, sul suhteliselt lähedal on nagu tõeline selline maaväline olend, et tausalt öelda, nagu öeldakse, et jänes on ikka püksis, kui sa karuga kohtud. Ja kevadisel ajal, eriti kui pojad on väljas, siis mul on ka selline nagu reegel, et ma ei käi nagu hiir vaikselt. Ma kas ümisen midagi, räägin oma ette või praksutan oksi, et karudel on väga hea kuulmine, et ta alati, eks ole, pageb sinu eest peitu, aga talle lihtsalt tuleb seda kuidagi märku anda. Ja kõige hullem on see, et igal kevadel me näeme neid mobiiliga tehtud videosid, kui karu mõmmike on, eks ole, puu otsa roninud väga nunnu. Vot seda ei tohi mitte kunagi teha, sest karu emal üldiselt on peaaegu alati silmside oma talvel sündinud poegadega. Nii et kui sa karupoega näed, siis tea, et tuleb tasakesi taganeda. Niimoodi, aga läheme siis uuesti natukene raamatute ja eestlaste juurde, et õige lühidalt, pikalt ma ei räägi. Kuna ikkagi on raamatuaasta ka, siis väike kummardus tuleks ka kirjanikele teha. Ja see on nüüd minu selline lihtsalt subjektiivne üldistus, et kui ma mõtlen nende raamatute peale, mis on kõige paremini suutnud lahti muukida eestlase hinge, siis minu meelest absoluutne tipp on 200 aastat tagasi kirjutatud Karl Ernst von Baeri raamat. See oli küll tema doktoritöö, ladina keeles kirjutatud, Ülo Torpatsi tõlkes siis eesti keeles ka olemas, ja mille pealkiri on siis eestlaste endeemilistest haigustest. Aga see ei räägi mitte ainult haigustest, vaid ka eestlase hingest ja seal on, sellest raamatust võiks teha eraldi nagu loengu või koguni loengusarja. Aga üks minu lemmikmõtteid on see, et ta jagab seal Eesti talupojad kaheks, et ta näeb, et talupojad on kõik kuidagi niisugused mornid ja torssis, ilmselt natukene liiga palju sellist tuima tööd teinud. Ja siis tema arvates on eestlased, nad on kas melanhoolsed või on flegmaatilised oma selliselt hingetüübilt, et teisi võimalusi ta ei näe. Ja siis on ta selline arutlus, et kuidas nende vahel vahet teha, et kui sa inimesel otsa vaatad, siis flegmaatilise inimese näolt peegeldub otsatu tuimus, melanhoolse inimese näolt aga varjatud nördimus.
vot nende järgi saab siis vahet teha. Ja palju muid toredaid asju, et muuseas Päär oli olevat olnud ka üks esimesi, kes hakkas hindama Eesti talupoja saunas käimise kultuuri. Et varem oli baltisakslaste, ütleme eriti meditsiiniprofessorite poolt selline arvamus, et kõige rohkem tapab eestlasi katk ja järgmine on saunas käimine. Et ükski terve mõistusega inimene ei lähe talvel, eks ole, sauna, siis hüppab veel lumehange ka. Aga Päär ütles, et vastupidi, et see toobki neile väga hea tervise. Siis teine kindlasti tahaks ära mainida on Justin Petrone, Minu Eesti. Ka tegelikult, ma ei tea, kas Justin vist ka ütleb enda kohta juba Justin, kuna ta on nagu eestistunud. Et elab ta ikka Viljandis, ma loodan, või vähemalt viimased aastad on ta teinud. Ja tunnistan, et tal on üks erakordne selline nagu tähelepanek eestlaste kohta, et tema pakkus siis oma variandi välja, et mis on kõige eestlaslikum omadus. Ja see on kirjas selles raamatus, kui ta juba eesti keelt piisavalt oskas, siis ühel hommikul kuulab ta hommikul Vikerraadiot ja seal tulevad need õnnitlusminutid. Ja siis ta äkki saab aru, et Eesti on ainus riik maailmas, kus igal hommikul õnnitletakse kogu riigi vanamutte. Ja seda tehakse iga päev. Ja see oli niisugune erakordne leid, et mul tõesti tekkis selline kirjaniku kadedus, et miks mul selline mõte pähe ei tulnud, aga näe, Justinil tuli. Ja muidugi väga palju muid toredaid asju ka. Ainult üks, mis mul veel meelde tuleb, on see, et ükskord ta kõnnib mööda tänavat ja vaatab, et eestlased on küll nagu haritud rahvas ja tsiviliseeritud ja üldse kõik on hästi, aga mõnikord inimesed sülitavad endale 3 korda õlale, et sellest ta ei saa aru. Et ühesõnaga ta ei saanud siis aru, eks ole, mis on selles Eesti taga, aga selliseid pärle on seal väga palju. Ja kolmas, mis on kõige vähem tuntud võib-olla, mis on selline tõlkekirjandus kirjutatud siis väliseestlaste poolt, aga avaldatud siis sellises sarjas, mida andsid britid välja, et kui ühesõnaga esimest korda minnakse võõrasse riiki, et mida siis tuleb tähele panna. Ja eestlaste kohta on seal ka palju suurepäraseid asju, aga üks eriti hästi õnnestunud on minu meelest see, kuidas hoiatatakse, et üks väga keeruline olukord on see, kui eestlased hakkavad rääkima anekdoote. Vaat esiteks sa ei saa aru, kas räägitakse anekdoote või ütleme, võib-olla räägitakse mingit kurba lugu inimese haigusest, et kõik on suhteliselt mornid, keegi ei naera või siis naerdakse, eks ole, 2 päeva hiljem. Aga mida siis teha, et kui jääb selline küsimus nagu endasse, et kas see on anekdoot ja kas naerda või mitte. Aga vastus on ka ära antud ja vastus on see, et ärge naerge, see ei ole üldse ebaviisakas. Et naerda võib ka palju hiljem. Et ühesõnaga see nüüd natuke seostub sellega, et ka Justin Petrone on kirjutanud, et eestlased on oma loomu poolest nagu väga head pokkerimängijad, et nende näolt ei peegeldu kunagi, eks ole, millised kaardid seal käes on. Et selles mõttes väga head läbirääkijad. Ja soome-ugrilased üldse, et seda ma olen ka soomlaste käest kuulnud, et ilmselt on see selline universaalne. Aga läheme siis natukene ka looduse poole ja väike selline tänukummardus ka Fred Jüssi suunas, kellega mul ka õnn oli mõnikord selliseid sügavaid vestlusi pidada. Eelmisel aastal läks ta ka siis sinna, kuhu me kõik kunagi läheme, aga mis on muidugi tema puhul olnud minu meelest nagu haruldane on see, et mis oli nagu Fred Jüssi fenomen, et ta oskas mõelda lihtsalt ja ta oskas ka kirjutada lihtsalt. Et see oskus on tegelikult paljudel inimestel kaotsi läinud. Ja kui lugeda tema raamatuid, siis tõesti mõnikord tema laused koosnevad 3 sõnast. Need on nii imelihtsad ja need on kuidagi nii hästi kirjutatud. Ja need mõtted, mis tal on olnud, on samamoodi olnud sellised nagu erakordselt võluvad ja lihtsad. Ja kui mõelda tema raadiosaadete peale, siis üks asi oli tal veel taevaste jõudude poolt antud, see oli tema imeline, maagiline hääl. Mõnikord ta ei öelnudki tegelikult nagu mitte midagi, aga ta ütles seda sellise häälega, et sa lihtsalt nagu nautisid seda, et ükskõik mida ta siis parajasti ütles. Ja Fred Jüssi, nagu me teame juba, see oli juba rohkem kui 40 aastat tagasi, isegi natuke rohkem, tuli välja nagu selle mõttega, et ka vaikus on loodusvara.
ja seda on ka hiljem maailmas samamoodi uuritud ja on jõutud siis selleni, et tõepoolest vaikus või sellised piirkonnad, kus me ei kuule ühtegi sellist tsivilisatsioonimüra, et need on peaaegu kadumas, vähemalt Euroopa kontekstis. Need on väga vähe paiku, kus me sellist vaikust saame nautida. Ja teine on lõhnad, sellised, ütleme sellised nagu looduslikud, kas niidud, mis mulle endale eriti meeldib, on selline sügisene rabalõhn. Vaat seda on väga raske nagu sõnadesse panna, aga kõik, kes armastavad, eks ole, rabas käia, marju korjata, see on selline paks nagu mesine. Seal on natukene sellist turbasammat, mingit päikest, mingisugust maagiat, aga see lõhn on kuidagi selline tõesti nagu paks, et nagu hingaks, ma ei tea, midagi sellist nagu maagilist sisse. Et mis ma siis sellega tahan öelda, et kui te teate veel selliseid piirkondi või kohti, et kus saate olla täielikus vaikus või ütleme täiel rinnal hingata, siis ma arvan, et hoidke neid nagu kõige armsamaid seenekohti, et ärge neist teistele rääkige. Sest tegelikult ma tean, et on olnud ka see mõte, et kuna Eestimaa on ju risti põiki läbi käidud, tegelikult ka sellist müratausta saab üsna lihtsal viisil nagu mõõta, et kui teeks äkki Eesti vaikuse kaardi, et teeks sellise suure kaardi, eks ole, ja kujutame ette, et see ilmub näiteks ühel laupäeval Postimehe esilehel, et mis saaks püha. Kõik inimesed tormavad sinna vaikuse südamesse ja kõik oleks nässus, kõik oleks kadunud. Et selles mõttes mingeid asju tuleb hoida saladuses. Nii, üks väike selline siis, võib-olla selline eneseirooniline lugu ka. Et kuna ma ise olen ka, eks ole, Viljandimaalt pärit küll lõunaosast Tarvastu kandist, olen veel see inimene, kellel õnnestus käia siis ka 8 aastat imeilusas Mõisa koolis ja see pilt on tehtud siis Õhne jõe ääres aastal 2022. Ja mul oli pikka aega nagu selline mõte, et tahaks Eestisse luua sellise introvertide kaitseala, mis ka oleks justkui selline, minu vaates selline justkui vaikuse kaitseala. Ja kuigi seal võib-olla Õhne jõe ääres nüüd nii väga vaikne ei ole, aga see oli selline sümboolne kummardus siis omale vanale koolile. Et kes seal Õhne jõe ääres on käinud, kujutab ette, et kui siit ülespoole minna, siis ongi see koolimaja läheb niimoodi mäest üles. Ja mis siis introvertide kaitsealal võib siis teha, et kuna ma ise selle sildikese sinna panin, siis ma justkui olen selle kaitseala valdaja ja ma sain need reeglid teha ja seal reeglid on väga lihtsad, et seal võib igasuguseid üritusi, aga ainult ühele inimesele, see tähendab iseendale. Aga muidu mingeid muid piiranguid ei ole. Ja mis siis sellest edasi sai, selle tegi mu hea tuttav 3 või 4 päeva hiljem olid seal Õhne jõe ääres siis Suislepa paadipäevad ja keegi oli siis praktilise inimesena kinnitanud introvertide kaitseala sildi külge siis skuutri. Ja ma arvan, et skuuter on üldse selline masin, mis teeb kõige rohkem lärmi, eks ole, kui me mõtleme sellise suvise elu peale. Nii et ühesõnaga, et nii ta siis läks, aga ikkagi selline tore pilt. Aga mis ma sellega võib-olla tahan öelda, et Eesti suvi on küll imeilus, aga tõepoolest üks väike viga tal kipub nagu külge tulema. Eriti viimastel aastatel on see, et kuna Eestis on väga palju tublisid inimesi, kes oskavad ka teinekord üritusteks raha küsida, siis sellistel imeilusatel suvepäevadel, ja suvi on üldse lühike, on üks festivali otsa, et sul on väga raske leida sellist, nii-öelda seda vaikust, kuhu siis nagu minna. Et minu jaoks võib-olla jah, see ürituste tihedus on natukene paigast ära, aga teisest küljest käin ikka ise ka festivalidel, et selles mõttes pole hullu midagi. Piilun korra kella. Veel ühte head raamatut tahaksin soovitada. See aeg läheb kiiresti, süvitsi me rääkida ei jõua, aga ka mina olen tulnud huvi selle väga põneva teema vastu, et milline on siis metsa ja tervise seos või kui siis nagu laiendada, et milline on siis looduses käimise kasu tervisele. Et seda uuritakse maailmas väga palju. Seal on niisugused väga sellised põnevaid hüpoteese.
Ja jällegi täiesti eraldi teema, aga nüüd on eesti keeles ka üks raamat, mis selle temaatika kokku võtab ja seal on väga palju refereeritud kaasaegseid uuringuid ja eestikeelne pealkiri on siis Paradiisi kaotades. Autoriks siis Lucy Jones. Ja ka seal on selliseid suurepäraseid märkusi ja näiteid ja üks asi, mida on uuritud nüüd Euroopa inimeste kontekstis, et kui palju üldse tänapäeva inimesed viibivad õues või siis väljas. Ja jäi meelde üks brittide kohta tehtud uuring mõned aastad tagasi, kus selgus, et täiesti normaalne, hea tervise juures olev inimene, kui tema elu siis ekstrapoleerida sellise käitumise alusel, nagu ta praegu elab, siis ta viibib oma elust õues umbes 2–4%. Vot, see on ülimalt väike arv, nii et vähemalt siin, ma arvan, on kindlasti Eestil ja ka Põhjamaadel nagu tohutu eelis, et me lihtsalt veel teame, et kuidas see elu nagu õues nagu välja näeb. Ja miks need inimesed õues ei viibi, et teinekord isegi suurlinnades me teame, et kui sa sõidad metrooga ja tegelikult tahad kuskile minna, sa ei pea üldse lageda taeva alla minema, et sa saad kogu aeg käia niimoodi, et sul on katus pea kohal. Sõidad autoga, käid trennis, tööl, ühesõnaga kogu aeg on katus pea kohal. Ja siis on tehtud ka mitmeid uuringuid, kus on siis uuritud, et kes viibivad rohkem õues, kas koolilapsed või siis kinnipeetavad. Ja kui me teame, et kui niisugune küsimuse püstitus juba on, et siis vastuse me mõtleme ise välja, loomulikult kinnipeetavad ehk siis vangid viibivad rohkem õues, sest neil on range režiim, eks ole. Aga koolilastega on keerulisem. Niimoodi. Ja siis üks tore sõna ka, mis ma sealt raamatust kõrva taha panin ja teile edasi annan, et seal oli siis pandud ka selline diagnoos nende inimeste kohta, kes üldse enam õues ei käi või peaaegu õues ei käi, et need on haigestunud tubatoosi. Vaat sellist diagnoosi võib-olla perearst teile veel välja ei pane, et seda nüüd rahvusvaheliste haiguste klassifikatsioonis veel ei ole, aga see on lihtsalt selline humoorikas, siis sündroom mõeldud siis nende inimeste kohta, kes ei taha enam õue minna. Ja kokkuvõte on see jah, et ühesõnaga kogu see meie kõige suurem, võib-olla selline elurõõm ja tõesti selles on mingisugune oma selline kummaline seos, et minu meelest eestlaste mälu on väga maastikuline. Et mitte kõik, aga väga palju selliseid asju, mida me üldse oma elust mäletame, ei ole toimunud meiega mitte siseruumides, vaid kusagil õues. Ja seda ma olen korduvalt testinud oma ema peal, et olen ka nii palju kui võimalik katsunud tema käest selliseid pärimuslikke lugusid korjata ja väga sageli ta lihtsalt ütleb, et mul ei ole midagi rääkida, ma olen juba vana inimene, mul ei tule midagi meelde, aga ma tean, mida tuleb teha, tuleb minna õue. Ja kui sa lähed juba uksest välja, siis see mälu tuleb tagasi. Et ükskõik millist küngast või puud sa vaatad ja need lood hakkavad tulema. Ja see on täitsa uskumatu, kuidas me mäletame sellise maastiku kaudu. Et ühesõnaga õues käimine tegelikult annab meile selle, mida me oma elust nagu mäletame. Ja tahaksin korra lihtsalt näidata või teha ka sellise väikse kummarduse ühele erakordsele mehele, Vadim Želnin. Ma arvan, et peaaegu kõik me teame, kes ta oli, mis ta tegi. Ja tema kohta on öeldud, et ta oli Eesti esimene superstaar. Siis kui oli, eks ole, veel Vene aeg ja eks minu lapsepõlv möödus ka ju tegelikult ikkagi kolhoosis, siis mulle tundus, et ükski kombain ja ma ei tea, kartulivõtumasin ei sõitnud enne välja, kui Vadim Želnin ei olnud midagi arvanud, et milline on järgmise päeva ilm. Eks ole, neid telefone meil ei olnud, ilma prognoosi oli väga raske teha ja siis ainus, keda me saime usaldada, oligi Vadim Želnin. Aga sellega mul meenub selline kummaline mälestus, et minu vanaema kuulas ka sageli, eks ole, mida Želnin siis ilma kohta ütles ja sageli ta hakkas nagu Želniniga vaidlema niimoodi oma ette. Sest vanaema oli selline tüüpiline inimene, kes tundis ära, milline ilm tuleb oma mingisuguse, ma ei tea, kas seljavalu või õlavalu või mingi asja kaudu, et ühesõnaga tema keha andis märku, et milliseks see ilm muutub. Ja vaat, kui see Vadim Želnini jutt ei läinud selle vanaema, eks ole, seljavaluga kokku, et siis ta oli nagu väga pahane, eks ole.
Ja siis ta seal raadios niimoodi käis edasi-tagasi köögis, toimetas pliidi juures, raadio mängis ja niimoodi vaidles nagu Šelniniga. Ja mulle lapsena jäi see kuidagi meelde. Ja ma ei tea, mulle üldse tundub, et need on ikka niisugused parajad, niisugused nõiaverd inimesed, kes kuidagi kogevad seda ilmamuutust oma kehas, et see on nagu täitsa eraldi tõuk kohe. Ja ma kardan, et me oleme selle võimekuse kaotanud, kuna, eks ole, kui me tahame teada, mis ilm on, siis me võtame mingi telefoni lahti ja vaatame. Aga kui me võib-olla trenni teeks, siis mine tea, et kaugele me jõuaks. Et selline tore lugu. Hästi kiiresti näitan, nüüd ma rohkem raamatuid ei näita, aga see on üks kõige pöörasem raamat, mida mina viimastel aastatel olen lugenud ja see räägib siis küttepuude tegemisest. Ühe Norra ajakirjaniku selline kirjutis, eesti keeles ka kenasti olemas. Ja see on selline erakordne sissevaade Põhjamaa inimese hinge. Ja seal on väga palju selliseid asju, mida me eestlastena ära tunneme, näiteks see, et kunagi ei tohi Norras jutuks võtta sellist väga tundlikku teemat, et kuidas peaks puid riita laduma, et kas see koor tuleks panna allapoole või ülespoole. Ja ühesõnaga, et kui see vaidlus nagu tekib, et siis on kogu sotsiaalne üritus on mokas. Et sünnipäevalt inimesed lahkuvad vihastena, sest nad ei anna alla, nad teavad, kuidas on õige. ja seal on isegi ära toodud mingisugune uuring, et seda vaidlust siis kuidagi nagu leevendada, et Oslo ülikoolist renditi mingisugune väga peen aparaat, ma ei tea, kas see oli magnetresonantstomograaf või mingi muu asi ja pandi siis need küttepuud sisse ja mõõdeti mikrogrammidega ära, et kuidas nad kuivavad. Ja selgus, et tegelikult mingit vahet ei ole. See, mis loeb, on puu pikkus, aga me teame tegelikult oma talupoja mõistusega isegi, et pliidipuud kuivad kiiremini kui ahjupuud, sest see veeaur läheb jotstest välja. Aga see selleks. Ja mida ma siis veel nagu tahan öelda, et see on puhtalt selline isiklik kogemus, mida ma olen näinud oma isa pealt. Kui tähtis on meestele selline võimalus puid lõhkuda. Ja üleüldse, kui vaadata, et miks selline puu lõhkumine meestele Põhjamaades tõesti on selline haruldane tegevus, siis selliseid tegevusi, kus sa saad midagi puruks lüüa ja sind veel kiidetakse ka selle eest, et neid ei ole maailmas. Puu lõhkumine ainult, mis on järgi jäänud. Ja mu isaga juhtus ka selline, ütleme natukene dramaatiline lugu enam kui 10 aastat tagasi, et sai väga raske diagnoosi ja ega arstid väga tegelikult talle elulootust ei andnud. Ja siis, kui pärast operatsiooni mul õnnestus just minna sel hetkel siis teda külastama intensiiravi palatisse, et tuttav arst lasi mind sisse, kui isa hakkas juba nagu mõistus nagu tagasi tulema. Ja esimene küsimus, mis arsti kes küsis, oli see, kas tööd saab teha. Ja muidugi tark arst teadis, mis tuleb vastata. Saab, muidugi saab. Ja kogu see elu lõpuks see taastumine nägigi välja niimoodi, et ühesõnaga mäletan, järgmine mälestus on see, kui läksime seda käimisraami rentima siis Tartusse. Siis isa küsis sellise kõva maamehe häälega seal, et kuule, või ütles mulle, et võtame ikka sellise raami, kus ma saan mootorsae peale panna. Et mul oli päris piinlik, ma ütlesin, et ära räägi nii kõvasti, et sulle ei anta mingit raami sellise jutu peale. Aga lõpuks see sama puude tegemine oligi see, kuidas ta sai oma elujõu tagasi. Ta peaaegu nagu roomas sinna metsa, võib-olla lõikas seal ühe puu läbi, tuli tagasi ja kuidagi 10 aastat hiljem, uskumatu, muidugi, eks ole, mingid väiksed mured on jäänud, aga sisuliselt kogu see elujõud on tänu küttepuude tegemisele tulnud tagasi. Nii et mina väga väärtustan seda. Ja siin nüüd siis naisterahvastele ka midagi samast raamatust. See on siis, ma natuke sõnastasin ümber, aga seal on üks Ameerikast Maini osariigist leitud naiste nõukogu protokoll, mis on siis kirja pandud ja oli siis suur vaidlus 19. sajandi lõpus, et kuidas abiellumisikka jõudnud naisterahvad peaksid endale peigmehe valima. Ja pärast pikki vaidlusi leiti, et on ainult üks kriteerium, see on see, et tuleb vaadata peigmehe puuriita. Ja selle järgi saad sa teada, mis inimesega on tegu. Ma ei hakka siin kõiki ette lugema, aga ühesõnaga, kes näeb, siis ma arvan, saab ka suude ja naerda. Ja kummalisel kombel
mind puudutas eriti see number 5. Vaat no eks ole endalgi olnud vaja sageli puid laduda teiste inimestega koos. Ja vaat kui seal seltskonnas on selline inimene, kes on pedant ja tema jaoks peab millimeetri, ütleme pikkuselt olema need puude esimesed otsad nagu laotud nagu korralikult, siis minu jaoks rikub ära täielikult niisuguse töörõõmu, et mina niimoodi puid laduda ei saa. Minu jaoks on see oluline, et riit ümber ei kukuks. Aga inimesed on erinevad. Nii, ja siis selle jutu peale üks võib-olla sellisem, ütleme, põnevam üldistus ka, et kes on kuulnud, mis asjad on maailmas sinised tsoonid? Neist on päris palju juttu olnud ka Eesti ajakirjanduses. Mitte väga palju, aga mõned artiklid olen leidnud. Ja lühidalt öeldes on siis see, need väga huvitavad piirkonnad maailmas, kus on ebatavaliselt palju 100-aastaseks elanud inimesi, kes on ka hea tervise juures, nii vaimse kui füüsilise tervise juures. Ja lihtsalt, eks ole, teadlased on neid pikka aega uurinud, et mis nad siis nagu teistmoodi teevad. Kindlasti on seal tegemist toitumisega, kindlasti on tegemist ka sellega, et see põlvkondade vaheline side pole katkenud, et elatakse koos, ütleme, et vanaemad ja vanaisad elavad koos oma lastelastega, mis on tegelikult väga oluline. Aga üks asi on veel väga põnev. Ütleme, need piirkonnad, võib-olla mõni on ka kunagi sattunud mõnesse Sardiinia, Ikaria, Okinawa saar Jaapanis, siis Costa Rica, üks poolsaar Kesk-Ameerikas ja Californias. Californiaga on küll natuke teistsugune lugu. Aga põhimõtteliselt, kui seda sellistada, siis sealt tuleb välja üks selline huvitav asi, et need inimesed ei tee sporti. Nad liiguvad teistmoodi. Ja kuna ütleme, selle spordist ja liikumisest on meile tohutult palju räägitud, siis tegelikult ma ise pole ka spordivaenulik, et olen selline, võiks öelda rahvasportlane, selline maastikurattasõitja olnud aastaid. Aga samas, kui vaadata, mis on kõige kasulikum liikumisviis, siis see on maatöö. Esiteks ja teiseks seente ja marjade korjamine metsas. Või siis, mis iganes juurikaid sa korjad. Vaat need 2 liikumismustrit on kõige olulisemad. Aga kuna meie elu on selline, et me ei saa iga päev lubada endale seda, et me teeksime sellist 8 tundi mõõdukat maatööd või käime 8 tundi metsas seeni ja marju korjamas, tööd tuleb ka teha, siis 3. on tõesti sport. Aga sport on selline hädavariant, kui me ei saa enam normaalsel viisil liikuda. Nii et selline töökasvatus ja maatöö, et mina tegelikult väga seda väärtustan. Ma tegelikult mõned slaidid lasen nüüd natukene edasi, kuna meie aeg hakkab otsa saama. Aga mida ma siis lõunaeestlasena tahaksin kindlasti võib-olla välja tuua, on see, et eks ma ka ise olen mõelnud väga palju sellise, poliitikute keeles siis regionaalpoliitika peale ja mis sa salata, et eks meil kõigil on tunne, et kogu see elu ikka muutub aasta-aastalt üha rohkem nagu Tallinna kesksemaks. Ja võib-olla natuke Tartu kesksemaks ka, aga põhiliselt ikka Tallinna kesksemaks. Ja minu meelest on nagu väga kuidagi tervendav aeg-ajalt, vähemalt siis need inimesed, kes poliitikaga tegelevad, et nad võiksid Eesti kaardi tagurpidi pöörata. Et tegelikult see on õige kaart, eks ole. Ja kui me vaatame, siis Tallinn on mingisugune väike selline mõttetu saarke kuskil seal, ma ei tea, Kagu-Eesti nurgas. Et tegelikult minu meelest, et Eesti püsiks ja ellu jääks, kõik see, mis tehakse Tallinnast kaugemal, on ülimalt oluline. See on nagu päriselt oluline. Aga sageli sellest saadakse aru siis, kui see rong on juba läinud. Ja näitan siis ka seda Suislepa koolikest. Eks te ajakirjandust olete lugenud, et ka seal on päris sellised keerulised lood, aga loodame, et see kõik läheb ikkagi hästi. Aga selle pildiga ma tahan öelda seda, et mis on minu jaoks Eestis nagu tähtis, et mulle väga meeldib üks kunagi Toomas Hendrik Ilvese välja öeldud kujund, et Eesti on nagu metsmaasikas, et vaat Eesti on nagu väikeste asjade maa. Ja mulle ei meeldi sellised nagu väga suured nagu, ütleme, talud või majapidamised või sellised suurfarmid üle piiride läinud sellised nagu tuulepargid, et
mina ise ei ole, ütleme, selline radikaalne nagu tuulikute vastane, aga küll ma olen vastu nagu sellele, et miks me peaksime ehitama neid nagu Tallinna teretorni kõrguseks, eks ole, et see on täiesti arusaamatu. Et kõik asjad, mis justkui kusagil ette võetakse, lähevad selliseks nagu tohutult suureks nagu dinosaurused. Et see ei ole nagu, Eesti on väikeste asjade maa ja selleks minu meeleks ta peaks ka nagu jääma. Ja üks väike pildike meie hingemaastikust, aga vist 3 slaidikest on jäänud, õige kiiresti võtan siis ka need kokku. Viimastel aastatel on mul olnud ka üks selline mentor, kelle mõtteid mulle väga meeldib nagu lugeda ja mõelda. Üks väliseesti teadlane Jaak Panksepp, kelle mõtted on ka eesti keeles olemas. Tema uuris, kust pärinevad meie emotsioonid. Ja lühidalt öeldes, kust nad mujalt ikka pärinevad, et põhiemotsioonid on meil kõikidel ju imetajal sarnased. Ja kunagi tema käest küsiti, et mis on õnn või mis teeb inimese õnnelikuks. Ja tema ütles, et see on nii lihtne küsimus, et mul on väga hea meel sellele vastata, et kui te tahate teada, mis teeb inimese õnnelikuks, siis vaadake, mis teeb teie koera õnnelikuks. Ja kui te sellele oskate vastata, siis te teate, mida te ise peate tegema. Ja mille kaudu see nagu välja tuleb, et väga tähtis on kombineerida 2 asja, sellist liikumist ja otsimise rõõmu. Täpselt see, mida koer teeb, kui ta saab uksest välja või saab kuudist välja. Eks ole, ta jookseb ringi, ta otsib midagi, ta naudib seda liikumist ja see, et ta saab nagu midagi avastada. Nii et selline, ma ütleks, selline seenelkäik on üks tõesti selline hea asi, mida me võiksime endale lubada. Ja siis, targad psühholoogid on öelnud, et sageli on mõistlik võtta endale selliseid ülesandeid, millega me hakkama ei saa. Et need peaksid meie vaimu väga teravana hoidma. Et ühesõnaga on võrreldud ka seda, et kumb on siis parem, kas lahendada ristsõnu või metsas mitte ära eksida, siis tegelikult vastus on see, et kui me katsume metsas mitte ära eksida, siis see mõjutab meid palju rohkem kui see, kui me lahendame hästi ristsõnu. Nii et igasugused orienteerumisäpid tuleb nurka visata ja lihtsalt katsuda ise metsast välja saada. Ja lõpetuseks üks minu lemmikslaid, ikka tervislikud eluviisid eelkõige. Ja see on nüüd äärmiselt selline markantne näide. Siin on siis maailma kõige vanemaks elanud inimene. See oli siis prantsanna Jean Galman, kes elas tõesti 122 aastaseks ja võib-olla oleks veel kauemgi elanud. Mine tea. Aga üks asi, mis teda kindlasti hea tervise juures hoidis, oli hea huumorimeel. Ja kuna ta oli tõesti maailma kõige vanem inimene, siis igal hommikul sõna otseses mõttes oli tema ukse taga siis kusagil mingisugune meediagrupp, kes tahtis teada vastust ainult ühele küsimusele, et mis on teie pikaealisuse saladus. Ja siis ta teadis juba, et seda küsitakse ja tema tüüpvastus oli see, et tuleb loobuda nii suitsetamisest kui maiustustest. Ja siis ta pärast välja peetud pausi täpsustas, et mina loobusin suitsetamist juba 117-aastaselt ja maiustustest 119-aastaselt. Aga tegelikult selle viimase kohta ta valetas, ta sõi iga päev hommikul ära tahvli šokolaadi. Aga võib-olla siis lõpetuseks kunagi üks tuttav arst minu käest küsis, et ka selline jutu käigus, et mis ma arvan, et mis selle põhjus on, et kui vaadata, kui inimene saab 50-aastaseks, siis iga aasta edasi tõesti nagu näitavad nende inimeste selline, ütleme, võib-olla meeleolu läheb nagu pisut alla. Aga see trend peatub umbes 80 aasta künnisel ja seal äkki uuringud näitavad, et inimesed on tohutult elurõõmsad ja väga optimistlikud. Et mis on selle põhjus? Mina seda ära ei arvanud, aga teie võite arvata, kui kellelgi on pakkumisi. Miks on väga kõrge eaga, kõrgesse ikka jõudnud inimesed sageli väga optimistlikud? Et see on selline mõtlemise koht, aga selle arsti vastus oli see, et pessimistid on selleks ajaks juba surnud. Nii et selle toreda teadmisega ma lõpetan. Aitäh, et te mu ära kuulasite, et oli suur rõõm.
praegu on küsimuste koht ja see võimalus küsida, kui teil on midagi küsida. Laiemalt ka selle ettekande kohta või teema kohta, üldse kirjanduse kohta, kui teil on midagi, siis nüüd on see võimalus. Ühe unustasin tegelikult ütlemata, et keegi minu käest küsis ka, et mul on ainult üks raamat kaasas, teisi mul lihtsalt enam jagada ei ole, aga on ka raamat, mis mulle ebatüüpiliselt on kirjutatud sellises huumorivõtmes, selle pealkiri on siis Kodukäija koodeks, kui keegi väga tahab, siis 10 euroga saad minu käest lunastada, aga noh, ega me kõiki maailma raamatuid ei jõua ka kokku osta, et saab ka raamatukogust. Aga kes tahab, võimalus on olemas. Paistavad küsimus üles, aitäh esinejale! Vau!